Aleksei, miks te nii arvate? Miks on 13 miljonit teadlast ja 0 tulemust? Me ju näeme ja jälgime tehnoloogia arengut. Jah, mõnes valdkonnas on tõesti edusamme. Aga samasugune areng peaks toimuma ka teistes valdkondades, biomeditsiinis, energeetikas, erinevates transporditehnoloogiates, mitte ainult maanteedel, vaid ka lendavates ja igasugustes kosmosetransporditehnoloogiates. Ka see kõik oleks pidanud samamoodi arenema ja evolutsioneeruma, aga me ei näe seda. Siin on veel ka sotsiaalsed tehnoloogiad, tuli just meelde, ehk siis ühiskonna korraldamine. Meil on samuti üsna ühekülgselt üles ehitatud mudel ja see eriti ei muutu. Siin aga tegelikult peaks kõik muutuma, ehk siis kõik peaks arenema ja liikuma edasi vastavalt varasema kogemuse kuhjumise seadusele, analüüs, uue ja täiuslikuma aparaadi, tehnoloogia, meetodi loomine ja nii edasi, samm-sammult edasi. Tehnoloogiate ja teadusliku progressi evolutsioon elektroonikas on justkui eeskujuks. Nii peaks olema igal pool. Aga seda ei ole. Aga peaks olema. Meil on väga palju valdkondi, mis selgelt kannatavad progressi puudumise all. Näiteks geneetika. Ehk me suudame juba kividest kokku panna, mitte küll sipelast, aga midagi lihtsamat, mingid lihtsad rakud on juba võimalik kokku panna. Aga mida see näitab? See tähendab, et me peaksime sellest mingit kasu tulu saama. Nii, ja kui avastati ning hakati arendama elektroonikat, saime me sellest hea tulemuse. Kui avastati need telekommunikatsioonid, televisioon, siis ka see kõik hakkas väga kiiresti arenema. Nii ongi. Sõjatehnoloogia, näiteks need aatomipommid, ballistilised raketid, kõik see muutus meie silme all üsna kiiresti. Nii ongi. Aga miks seda pole meditsiinis? Miks meil siiani pole? Patareid. Näiteks tavaline patarei, ütleme nagu A-patarei, aga mis suudaks toita tervet maja nädala jooksul. Ma lihtsalt toon sellise näite, eks. Tundub, et see peaks iga hetk juhtuma. Ja mis kõige huvitavam, kõik teadlased justkui räägivad, et kohe-kohe me teeme selle ära või kohe-kohe on see olemas. Aga seda pole. Miks nii? Mis neid takistab? Jah, olen nõus. Ehk siis ühest küljest meil on elektroonika areng, ütleme, või ka tuumatehnoloogiad, eks, aga see oli siis minevikus. Aga praegu meditsiin ei suuda isegi näiteks uut hammast teha või parandada nägemist nii, et see taastuks normaalsesse seisundisse. Jah. Aga need nägemise ravimeetodid, tegelikult see polegi ravi, see pole taastamine endisesse tervislikku seisundisse. Ja nii ongi iga tervisevaldkonnaga, väga-väga harva see seal tõesti taastub. Põhiliselt on need mingid karkud, operatsioonid, lõikamised, implantaadid, midagi sellist, eks, aga mitte täielik taastamine tervislikku seisundisse. Jah, ehk meil on selline kummaline olukord, et üks osa elust on meil juba 21. või peaaegu 22. sajandis, aga teised eluvaldkonnad on ikka veel nagu 18., 19. sajandil või isegi varem. Selge tasakaalutus. See ei ole normaalne. Inimene on selline nähtus universumis, et kui kõik on korras, kui kõik läheb õigesti, siis ta areneb ühtlaselt igas suunas. Jah, võib-olla oletame, et mingil perioodil on väike tasakaalutus, näiteks 5 aastat ühele poole, 5 aastat teisele poole. Aga üldiselt 1 sajandi lõikes ei tohiks selliseid tasakaalutusi olla. Midagi siin ilmselgelt ei klapi ja ilmselt on sellel omad põhjused. Jah, ma sain kunagi suure üllatusega teada, ma lugesin lihtsalt lapsena väga palju ulmekirjandust ja loen ka praegu, et ulmekirjanduse klassika, mida me praegu loeme, on kirjutatud 50., 60. aastatel 20. sajandist. Ehk siis on möödunud pool sajandit ja ulmekirjanike maailmas lendavad nad juba Marsile, teistesse galaktikatesse, teevad veel igasuguseid asju, aga meie ei suuda isegi maalt välja pääseda. Siin on mitu põhjust ja igast neist tuleks natuke lähemalt rääkida. Nii, esimene põhjus, võib-olla kõige olulisem, seisneb selles, et tänapäevane teadus esitleb end kui vaba otsingu ja vaba mõttekodu. Aga tegelikult see nii ei ole. Kui me vaatame natuke lähemalt lähiajalugu, enam-vähem dokumenteeritud ajalugu, teaduse projekti tekkimise lugu üldse, siis teadus on sisuliselt see, mis meil täna on. See on Saksa projekt. See on puhtalt Saksa leiutis just tõe otsimine, arutamine, katsete kordamine.
See kõik on, ütleme nii, Saksa koolkond. See ei puuduta ainult Saksamaad, see on pigem üldine lähenemine, võiks öelda. See kool tekkis Krikust. Ehk siis sisuliselt oli projekt teadus antagonistlik, see loodi Kriku projektile vastandina. Kiriklik projekt, kirik, ükskõik milline religioon, selle keskmes on alati kes, ehk siis Jumala isik, kes on kõik loonud. Ehk keegi loob midagi ja kedagi. Teadus aga järgis täpselt peegelpilti. Seal on midagi, suur pauk, mis lõi midagi ja siis kedagi, näiteks inimest maal. No mitte ainult inimest, vaid üldse kõik elav. Nagu Jumal lõi kogu elava, siis siin lõi kogu elava suur pauk, kus plahvatas mingi väike asi, mis tuli ei tea kust. Jah. Ja siis sellest tekkis keegi. Ehk siis pane tähele, see on teaduse paradigma, sest kui sa kuulad ükskõik millist intervjuud ükskõik milliste teadlastega, siis see jookseb meil punase niidina läbi. Kui me leiame midagi ebatavalist, olgu see siis kuu peal või mingis kõrbes, näiteks liikuvad kivid või midagi muud sellist, või mingid kummalised protsessid, nad otsivad alati, mis selle võis põhjustada. Ehk siis, milline protsess seda tegi. Nad välistavad alati kellegi võimaluse. Seetõttu on teadlaste jaoks igasugused tulnukad juba iseenesest nali, sest nende enda kontseptsioon välistab selle. Mulle teeb see üldse nalja, kui tänapäeva teadlased püüavad tulnukaid otsida, neil pole õige religioon, pole õige kirik, nad otsivad midagi. Nad leiavad suurepäraselt protsessid üles, aga ütleme nii, kui te astute kodust välja ja näete, et lillepeenar, mis varem seisis oma kohal, seal nurgal, trepikoja juures, on äkki meetri võrra nihkunud, siis teadlane hakkab otsima protsessi, mis selle nihutas. Ta ei hakka otsima kedagi inimest või tulnukat, kes selle nihutas, ta hakkab otsima protsessi. Ja see on ummiktee lähenemine. Jah, võib-olla oli mingi protsess, vihm sadas, oli libedus, aga võib-olla oli ka keegi. Ja nii tekibki meil kaks erinevat antagonistlikku projekti, millest kumbki veab oma rida. Ühed otsivad kõiges Jumala tahet, teised otsivad protsessi. Aga meie elu on terviklik. Tuleb otsida mõlemad koos. Ja ma arvan, et see ongi üks suurimaid tänapäeva teaduse läbikukkumisi, tänapäevase arengu puudumise põhjuseid just selles peitubki. Siis tuleb välja, et teadus teeb juba alguses vea, sest ta ei eelda mingi mõistliku loova jõu olemasolu. Ehk siis ta kirjutab kõik mingitesse juhuslikesse protsessidesse X. See tähendab, et juba sellega lõigatakse ära suur, ütleme segment X. Suur valdkond. Jah, täiesti õige. Teine huvitav moment on suhted võimuga. See on ka väga oluline, võib-olla isegi kõige olulisem, teine võtmeküsimus siin. Võim oma olemuselt, kontroll eeldab teadmiste ja info varjamist. Ehk mida vähem täideviija teab üldisest pildist, seda paremini ta täidab oma funktsiooni. See on objektiivselt nii, mitte mingist kurjast kavatsusest. Aga igaüks, kes on tegelenud ettevõtluse või mingi organisatsiooni juhtimisega, teab seda, sest mida rohkem inimene teab, seda enam hakkavad need teadmised teda segama, kuna ta hakkab mõtlema, et ta on targem ja teeb paremini. Mõnikord võib see tõesti nii olla, aga enamasti kahjustab see kogu protsessi. Nii, aga teadus oma olemuselt on loodud selleks, et uusi teadmisi avastada ja avaldada. Ja siin tekib meil selline paradoks. Võim, kes maksab teadusele raha, mille eest ta siis maksab. Ametlikult justkui selleks, et avastada universumit, seda lahti mõtestada ja üha rohkem teada saada. Aga osa teadusest tegeleb ju sotsioloogiaga ja sotsioloogia uurib just inimühiskonna sisemisi mehhanisme ning püüab otseselt välja selgitada, kes seal juhib, kes allub, millistel tingimustel keegi juhib ja nii edasi. Ehk siis tuleb välja, et võim, maksab teadusele raha, aga maksab nii, et teatud asjadega ta ei tohiks tegeleda. Ja näiteks sotsioloogia on üks neist valdkondadest, mis pigem muudab olukorra segasemaks ja hägusemaks kui selgemaks. Ja kahjuks levivad need samad asjad ka teistesse valdkondadesse. Näiteks, kui anda inimestele surematus, siis tuleks kogu süsteemi täielikult reformida. See tähendab, et meil oleks kohe elanikkonna kasv. Kujutage ette, kõik lõpetavad suremise. Niisiis,
See oleks ju kohe sotsiaalne plahvatus. See tähendaks, et ühiskonda tuleks täielikult muuta ja see oleks kohe kontrolli kaotamise oht. Kujutage ette, teil oli juhtida 10 inimest. Olgu siis, aga homme on neid juba 10 000. Vau, kuidas seda rahva hulka siis organiseerida? Kuidas teda toita? Kuidas neid? Kuidas teda riietada? Kuidas seda paigutada? Kohe tekivad küsimused. Jah, Teate, ühes meie ulmejutus või romaanis oli hea lause, kus kirjeldati olukorda, mis justkui oleks meie lähitulevik. Ja üks teadlane räägib seal grillipeol poliitikuga, aga mis siis, kui ma homme annan superlainemootori ja inimesed lendavad laiali nagu hollandlased, siis saab nalja. Homme on valimised, aga pole kedagi, kes hääletaks, kõik on laiali lennanud. See näitab ju otseselt, miks võim ei ole huvitatud teatud teaduse ja tehnoloogia suundade arendamisest. See on nii ilme, et seda polegi vaja minu arvates tõestada. nii juhtubki, et teadus läheb taas, justkui vastuollu oma põhimõtetega. Kui ta on võimuga seotud, ta on sunnitud kohanema võimuga, kes teda rahastab. Sest teadus ei saa ise raha teenida. See on üheselt selge, eks? Kas seda rahastatakse alati? Kui teadus hakkab ise raha teenima, siis ta lakkab olemas teadus. Võtame tingliku näite, oletame, et Ameerika Ühendriikides on 2 instituuti. Ühte instituuti toetavad naftatöösturid, teist roheenergia pooldajad. Ja siis tulevad naftatööstuse esindajad esimesse instituuti ja ütlevad, meil on vaja uuringuid, mis näitaksid, et päikeseenergia ei ole tõhus ning naftal on endiselt väga suured varud ja seetõttu on see piisavalt puhas. See on isegi puhtam kui päikeseenergia või tuulegeneraatorid, sest tuulegeneraatorites kasutatakse palju materjale, mida ei saa taaskasutada. Ja teadlased kirjutavadki, palun väga. Teadlased kirjutavadki uuringu, jah, naftaenergeetika on kõige ägedam, lõpuks on see kõige puhtam ja kõik on suurepärane. Hiljem, ütleme otse, need samad teadlased või nende kolleegid kirjutavad täpselt samadel põhimõtetel, aga juba teises ülikoolis ametliku raporti, et päikeseenergia on kõige puhtam, tuulegeneraatorid on kõige paremad ja nii edasi. Ehk siis see ongi niinimetatud tellimustööna tehtud teadus. Mida teil vaja on, seda me teile ka kirjutame. Jah, on ka olukordi, kus see, kes rahastab, hakkab mõjutama uuringute kulgu mingit suunamist. Ta ütleb, tee mulle just nii. Mitte nii, nagu sina tahad või nagu oleks kogu inimkonnale kasulik, vaid mul on vaja just nii. Ma maksan sulle, tee nii, nagu ma ütlen. Jah, see, mida te kirjeldasite, moodustab umbes 95% teadusest. Just nii peabki olema. Ja selline tulemus peabki tulema. Ja kõik.